esineja. Meie järgmine esineja on siis aastast 2019 Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees. Ja Urmo Uiboleht on siis selline huvitav mees, kes on olnud küll õpetaja, pidanud pikalt õpetaja ametit ja siis võib-olla üks kõige olulisem asi, mida ma tahaksin välja tuua, et meil on väga erinevaid koolijuhte ja miks mina isiklikult personaalselt tundsin rõõmu, kui Urmo tuli sellele positsioonile Eesti Lastevanemate Liidu esindajana, on meil nii õpilaste, koolijuhtide kui õpetajate esindusorganisatsioonidega niisugune hea koostöö olnud. Ja Urmo näol tekkis juurde üks hästi oluline kvaliteet, et Urmo on läbi oma karjääri olnud meeskonnamängija. Ja tema jaoks on olnud koostöö ja suhted, millega Madis siis praegu nüüd otsad kokku tõmbas oma esinemises, väga oluline. Nii et ole hea, Urmo, tule ja jätka seda suhete teemat. Nii, tere kaunist pühapäeva. Väga rõõm on olla siin Avinurmes. Ja leidsin ka päris kohe nagu isikliku seose. Mind tervitas õpetaja Anu siit Avinurmest. Ja mul on tunne, et üks põhjus, miks minust võib-olla nii järsult õpetaja sai, oli just see, et Anu siirdus Avinurmesse ja geograafia sai ka minu üheks algseks õpetajatee valikuks. Ja see, kui Aivar mulle selle ettepaneku tegi rääkida, ütles kuupäeva 19. juuni, vaatasin kalendrisse, täitsa tühi. Hiljem muidugi vaatasin, et loomulikult tühi pühapäev. Aga jah, sõna oli juba öeldud. Aga siis ma ju vaatasin ka pealkirja, et mis selle teema on, maakoolid. Aga maal toimubki ju elu natuke teistmoodi. Maal pühapäeva tähistatakse teistmoodi. See on see, kus pööratakse tähelepanu vaimule, hoitakse vaim värske ja tervena ja see võimaldabki muude tegevuste ja pingete kõrval rääkida sisust. Ja võib-olla veel mõned õigustused, et miks ma siin olen, nii nagu Madis tõi välja oma seose maakoolidega, on minul ka päris isiklik seos maakooliga. Olen lõpetanud põhikoolina ühe väikese maakooli Setomaal, Obinitsa põhikool, mida ka enam koolina ei ole. Ja kurb oli tegelikult vaadata seda protsessi, kus kõik see nagu uuendus ja tahtelisus jäi natuke rongist maha. Nüüdseks on selles koolimajas kogukonnakeskus, aga kooli enam ei ole, mis seda kogukonda veel tugevamaks liidaks. Koht õppimiseks, koht järelduste tegemiseks. Aga jah, see minu tee kooliga on alanud 1985 ja sealt sellest ma välja nagu justkui saanud ei olegi. Rollid on ainult muutunud ja suhted on muutunud, kuidas suhelda ja suhestuda. Ja proovin tuua teile ka mõned perspektiivid, mis ei kandideeri absoluutsele tõele, vaid pigem võib-olla ongi need kohad, kus me peame nagu arutlema ja avama diskussiooni. Võib-olla on teemad, mida me oleme nagu lükanud tahtmatult või ka tahtlikult palju edasi. Aga just hommiku kohvi juures ka sai korraks nagu arutatud seda, et võib-olla need kriisid ongi vajalikud selleks, et kõik see, mis ei toimi või toimib viletsalt, on sobilik hetkega maha raputada ja leidagi
need uued võimalused. Natukene veel sellest maakooli kogemusest, et paista natuke usaldusväärsem, et seob maakooliga veel väga selgelt ka see, et tänane minu leib lauale tuleb tööna Tartu Erakoolis, Hariduse Edendamise Sihtasutuses ja mul on olnud võimalus olla ühe maakooli loomise protsessi juures, sees, kõrval, ümber ja olla selle kooli üks loomulik osa senini. Tegemist on meie Tartu Erakooli Peedu kooliga. Jälle protsess, mis on olnud nagu ajas üsna nagu valuline, kool, mida ei peetud oluliseks. Toodi täpselt kõik need samad majanduslikud argumendid, et ei selles piirkonnas on piisavalt koole, Elva suudab pakkuda suurepärast koolivõrku või koolivõrgu tuge ja tehti lihtne otsus. Kool kinni. Ja siis, kui tekkis sinna see sobilik kogukond, kes seda kooli hädasti hakkas oma lastele vajama, siis nende heade mõtete summana see kool tekkida sai. Aga sellel on ilus lugu ja ma olen seda lugu juba ka mitmel korral saanud nagu rääkida, et see Peedu kooli lugu on väga minu jaoks isiklik. See on isiklik läbi selle, et kui sa ütled välja soovi, mida sa tahad, siis need soovid teavad teed sinu juurde tulla. Ja mina või meie meeskond Tartu Erakoolis aastal 2014 uue arengukava ja õppekava loomise protsessi juures ütlesime välja selle, et me tahame endale, et meie koolil oleks üks väikene armas maakool. Ta võiks olla võib-olla mingi selline, mis on nii väike, et tahetakse kinni panna, et äkki me saaksime luua Tartu linna lastele midagi sellist, kus nad saavad nendest hüvedest osa, mida meie linnakoolis pakkuda ei saa. Looduslähedus, keskkond, loomad, linnud. Ja läks mööda mitte rohkem kui 2 nädalat ja minu kabineti uksele koputasid noored tegusad inimesed, kes tulid just selliste mõtetega. Neil on plaan, soov, tahe, energia ja nad tahaksid meie tuge sellele. Ja kui need mõtted nüüd kokku said, siis sellest ongi tekkinud üks imeline väike maakool, kus täna õpib 64 last ja sinna ei mahugi rohkem. Ta on küll nüüd uue koolimajana, aga peab tunnistama, et ka seal olime natuke konservatiivsed või ei julgenud suurelt tunnistada, ütlesime, et kui oleks 12 last klassis, et see oleks see kool. Ja 6 klassi, algselt me mõtlesime 4, et maja projekteerisime juba nagu 4 jaoks ära, aga siis veel viimasel hetkel saime mõned õpetajate ruumid ja tugiruumid muuta veel klassiruumideks, nii et meil on seal 6 klassi ja ma arvan, et see on üks selliseid toimiva mudeli näiteid. 12 last ja on võimalik. Ja tõesti, kurb on kuulda, kui täna räägitakse koolidest, kus õpib 60 last ja seda ei peeta jätkusuutlikuks. Tean sellest rahastamisest üsna piisavalt. On võimalik. Ja muidugi sellel on omad kindlad probleemid ka, mis selle väikse kooliga eriti alguses ja uue kooli alguses tekkimas on või kaasas käimas on, et selles on, mina olen selle defineerinud kui entusiasmi koefitsient. Ja seda entusiasmi koefitsient on nagu täna kogukondades nagu üsna palju nagu näha. Noored inimesed, täis tahet, energiat ja vajadust enda laste jaoks kooli. Ja siis see asi ka sünnib. Ja nüüd on koolijuhil
see roll, välja mõelda lahendus, kui aastatega see entusiasmi koefitsient hakkab vähenema, et kuidas tuua sinna uued tegurid, mis aitaksid seda rahastamist ja kooli toimimist koos hoida. Ja see on suhted. See on nüüd see kapital, mis hakkab sind koolina ja koolijuhina toetama. Need on suhted kogukonnaga, aga ka kogukonna välised. See kogukonna väliste suhete osa, see võib-olla kipub üsna sageli tähelepanuta jääma. Oluline on see, mida siin kohas, siin koolis teen ja kõik need, kes on ka teises KOV-is, on justkui meie konkurendid. Tuleb leida see ühisosa. Tuleb leida see, kus me saame avatult jagada oma häid praktikaid. Ja minu veendumus on just selle sama nagu heade suhete läbi see, et me muudame kogu süsteemi tugevamaks. Ja nüüd ma olen jõudnud selle juhtimise ja juhi perspektiivini. Juba sissejuhatuses saime koolijuhtidena väikse kriitika. Võtsin isiklikult, aga mitte palusalt. Sellel on väga oluline point. Ja see teeb meid tõesti ka koolijuhtidena nagu murelikuks, et kui ma vaatan nüüd seda poolt, mida ma tahaksin näha, seda ilu. Eesti on maailma parima haridusega riik. Täna see teema me tahame nagu tuua siia nagu maakoolide lõikes, aga kui me võtame väike riik Eesti, siis me saame öelda, me oleme parim. Meie lapsed saavad parimat haridust. Mul on õnnestunud olla erinevates töörühmades, kes on osalenud nii haridusstrateegia koostamisel kui ka nende valukohtade kaardistamisel ja lahenduste otsimisel, siis üks selliseid kõnekamaid kolleegiumi või rühmasid oli õpetaja hariduse tulevikust ja nendele lahendusi otsiv töörühm, kelle väga selge sõnum oli see, et Eesti õpetajate puuduse peamine probleem on see, et meil on viletsad koolijuhid. Seda muidugi ütlevad õpetajad. Üldjuhul. Mitte kõik. Mina tahan nagu näha jälle seda teist poolt, et isegi halvasti juhitult oleme viinud hariduse tippu. Aga see selleks, see on mingi teine teema, kus me saame seda diskuteerida, kelle roll tippu jõudmisel on olulisem, aga mis on selle murekoht? Murekoht on tõesti täna see, et juht on igal juhul koolikultuuri looja, hoidja ja edendaja. Ja nüüd on see kriitika koht, kus ma ütlen, et jah, on võimalik olla täna koolijuht niimoodi, et sa mitte kedagi ei sega. Ei sega õpetajaid õpetamast, ei sega ka lapsi ja ei sega ka valda. Mingites piirkondades on isegi ju täna valla jaoks ju olemas arvutiprogrammid, mis määravad ju lapsed kooli. Et juht ei pea isegi selleks valda enam tulema, et läbi rääkida, kes on tema lapsed, sest arvuti ütleb, need on lapsed sinule. Ja see on see koht, kus me peame täna väga tõsiselt mõtlema. Ja mitte mõtlema, vaid pakkuma ka nagu lahendusi. Kuidas saab olla nii, et koolis saab olla koolijuht, kes ei
sega. Ja see võib-olla taandub ühele mingi pragmaatilisele otsusele aegade taha, kus otsustati, et koolijuhtide töö on nüüd selline, mis töölepinguliselt tulebki määramata tähtajaks. Ja unustasime ära ka selle, et kes annab koolijuhile tagasisidet, kuidas hinnata koolijuhi või kooli tulemuslikkust. Ja kui kaua on see 5, 7, 20, 30, 40 aastat. Millal sa saad olla selles rollis? Ja me oleme jõudnud ka Eesti koolijuhtide ühenduses just nimelt koolijuhtidega arutledes sellele, et me ka ise juhtidena vajame seda, et meid hinnatakse ja me saame tagasisidet. Tagasisidet selleks, et liikuda edasi või ka välja. Ja üks probleemkoht siin selle asja juures ongi seesama seadus, aga tegelikult süsteemi puudus. Ja jälle siin ma võtan selle kohe kriitikale isiklikult, et ei saa nüüd vaadata riigi poole, et palun looge nüüd meile süsteem selleks, et meie saaksime areneda, toimida ja olla suurepärased juhid. Ei, seda peame tegema me ise. Võtma selle aktiivsuse, looma selle süsteemi ja jõustama ja hoidma selle süsteemi ka elus. Ja see peakski olema ühe koolijuhi normaalne arengutee. See, kuidas ma ametisse tulen, kuidas ma selles ametis arenen, aga tuleb ausalt otsa vaadata, kuidas ma sellest ametist ka välja lähen. Mitte kõlada traagiliselt selle väljaminemisena, aga see peaks olema loomulik, loogiline. Ja jõuan nüüd jälle võib-olla sellisesse kuidagi Eesti hariduse, ma nimetaks seda sellisesse pidurdavasse süüdistuste ahelasse. Õpetajad ei ole rahul koolijuhtidega. Koolijuhid ütlevad, et pidaja. Me ei ole pidajaga väga. Teeks küll, aga pidaja ei lase või ei luba või ei anna raha. Ja loomulikult pidajatel ka riigi poole. Madis muidugi väga oskuslikult taandus sellest, et ei otsinud süüdistusi. Ja see peakski olema nende lahenduste otsimise üks edukuse vili, et me ei otsi süüdlasi, vaid otsime lahendusi, et see ahel ei oleks nii silmatorkavalt ja karju. Koos need lahendused nagu leida. Ja jõuan nüüd selleni, et see esimene samm, koolijuhi ametisse sisenemine. Mismoodi see võimalikuks peaks saama? Ka siin me tegelikult ei ole suutnud leida seda sisenteerada, kuidas see peaks tulema. Tunduks justkui nagu loogiline, et nii nagu mina. Läksin esimesse klassi, käisin põhikooli, läksin gümnaasiumisse, ülikoolist praktikale, praktikalt õpetajaks, õpetajast valdkonnajuhiks, valdkonnajuhist õppejuhist koolijuhiks. Tundub üsna nagu selline loogiline ja traditsiooniline. Aga täna me näeme seda, et sellises agiilses, muutuvas, kiires maailmas toimuvad ka teistsugused liikumised. Ja me ei tohiks seda kuidagimoodi nagu takistada. Mis puudutab just nimelt neid väikeseid kogukonnakoole, siis ma näen seda, et siin on oluline, et võib-olla juhid kasvavad sellest kogukonnast ja ei pea olema otseselt seotud haridussüsteemi ja kooli elutunnetustega, aga tal peab olema tahtmine
teadmine, oskused selleks, et juhtida või liita enda ümber selline meeskond, kes aitavad sul olla maailma parima kooli juht. Ja veel üks sisend probleem. Ma natuke jälle utreerin. Mingis kohas on see isegi päris valus, kui sa vaatad viimaseid reedeseid õpetajate lehe töökuulutusi. Seal ikka peab mitu lehekülge niimoodi lappama. Ühtepidi ma ütlen, et see on tegelikult seesama meie, ei tahaks üldse rääkida sellest, aga see on sellesama ka COVID-i järellainetus. Meie õpetajad on olnud sunnitult pinges ja pingutanud. Nad on saanud hakkama. Aga just nüüd, kui toimub mingi teatud selline ka vabanemine, siis need pinged annavad järgi. Ja ma olen üsna veendunud, et koolijuhid, me oleme augustis päris tõsiste probleemide ees, kui mitte juba praegu. Kes on need inimesed, kes on kooli jäänud või kes on need inimesed, kes kooli veel tulemas on? Aga see kuulutuste osa, kus ma tahtsin öelda seda tähelepanu osundada, oli koolijuhtide kuulutused. Otsime koolijuhti. Tule juhi kooli. Mis on seal vaja juhtida? Mida koolijuht peab tegema? See sõltub sellest, kuidas me kogukonnana selle juhi värbame. Keda me otsime? Meil peab olema teadmine, tahtmine, see ausalt välja öelda, omavahel läbi rääkida. Ja see on nüüd see, mis kõlab nagu Madisega kaasa, et peab olema pikk visioon selles, et me teaksime, kuhu suunas me liigume. Et me ei otsiks neid juhte, kes lihtsalt juhiksid ja oleksid, vaid viiksid midagi ka ellu. Ja see on nüüd see kogukonna roll. Kogukond peab kokku leppima, millist kooli me tahame, millist koolivõrku me tahame ja millised on need meie nii piirkondlikud kui kogukondlikud võimalused toetada juhti selles, et see kool selles suunas liikuda saaks. Loomulikult see vajab jälle ka võib-olla nagu defineerimist, mis on nagu kogukond, et ma saan tuua ka mõned nii-öelda enda ämbrid. Koolijuhtide valiku osas, et mul on olnud see juhtum, kus me valisime ka ühe koolikoha juhti ja selle valiku tegid kogukonna liikmed, õpetajad. Õpetajad valisid endale juhti. Kõlab nagu ühtepidi üsna loogiliselt. Teistpidi, millist ülemust sa endale valiksid? Ja 1,5 aasta pärast selgus, et ei sobinudki see ülemus. Just nimelt õpetajad ise nagu otsustasid. Aga see on nüüd väga selge nüüd õppimise koht, et võib-olla mitte nii kitsalt õpetajad ei ole see kogukond, kes otsustab, vaid tõesti kogukond laiemas mõttes. Vanemad või vanemate esindajad, õpetaja, õpetaja esindaja, aga ka õpilased, aga ka kindlasti pidaja. Ja mina tooksin nüüd siis selle koolijuhtide ühenduse dimensiooni sisse. Me oleme oma ameti ees seisev organisatsioon, kelle eesmärgiks on panustada juhtimiskvaliteeti. Ma usun, et väga mõistlik
oleks värbamisprotsessi kaasata ka koolijuhid, kas naaberkoolist, millel on ka muidugi jälle teatud oht. Kui on loodud suhetega konkurentsitingimus, siis võib-olla see ei ole kõige parem mõte. Aga miks mitte näiteks siin Virumaal kutsuda Võrumaa juhte aitama kaasa ka selleks, et need juhid oleks toetatud. Nii et võtmetegevus on kindlasti täna suhetega loodud koostöö ja ametisse sisenemine. Ja nüüd see ameti sees olemine. Üsna tõsiselt, ma arvan, et me peamegi tõstma koolijuhtidena lauale sellesama seaduse, mis ma usun küll on vaja muuta. Et täna selleks arenguks või teatud müksuks, mis ei lahenda kogu maailma probleeme, aga võib-olla väikese kivikese sellel vankril võtab eest need samad tähtajalised lepingud. Ja rõhutan, et see ei ole nüüd see, et me tahaksime kõigist lahti saada, vaid see on nagu see, mis aitab sellel arenguteel veereda, aga ka oma ametikindlus, õiguse küsida oma pidajalt tagasisidet, kus me oleme, kuhu me liigume, mis on meie eesmärgid, aga ka võib-olla kokkulepitud tulemused, millega peaks olema siis omakorda nagu seotud ka tasustamine. See, mis on võib-olla nagu ärimaailmast nagu üsna nagu tavaline, et on tulemustasu ja tulemuskokkulepped. Ja nüüd muidugi jälle me ei ole jõudnud selgeks vaielda, mis on see hariduse tulemuslikkus, see, mida Aivar ilmselt lõpus tahab küsida selle kvaliteedi kohta. Aga on teatud indikatsioonid, mis on võimalik kokku leppida. Ja ma arvan, et ka juhid vajavad neid tulemuse eesmärke selleks, et pürgida edasi. Saada tagasisidet ja pürgida edasi. Ja nüüd me oleme Eesti koolijuhtide ühenduses koos erasektoriga üritanud, või õigemini erasektori toel, haridusfond on see, kes praegu väga tõsiselt on panustanud juhtimiskvaliteedi sisusse või nendesse võtmekohtadesse ja oleme ühes sellises koolijuhi karjäärimudeli nagu protsessis, loomisprotsessis, aga jälle üks selline huvitav probleemistik, mis mind natukene nagu ehmatas, aga kui ma jälle selles süübisin, siis ma saan täiesti loogiliselt aru. Kuidagi haridusringkonna väliselt on tekkinud nagu kooli juhtimisest ka nagu selline ettekujutus, või õigemini sellest karjäärist ettekujutus kui sellisest hierarhilisest süsteemist. Et kõigepealt oledki sa siis nagu see õpetajast õppejuht, siis sa saad väikese maakooli direktoriks, siis sa nüüd tohutult arened, siis sa lähed natukene suuremasse, võib-olla juba sinna justkui nagu kihelkonnakooli, siis on justkui nagu sinu võimed arenenud selleks, et sa lähed nagu linna põhikooli juhtima ja justkui nagu koolijuhtimise tipp on, et oled jõudnud riigigümnaasiumi vääriliseks juhiks. Ja kui me tegelikult vaatame seda tööprofiili, oskuseid, see, millest mingi kooli juhtimine koostab, millistest komponentidest, siis me ei saa rääkida sellisest hierarhiast. Teades seda, mida peab tegema ühe maakooli juht, siis ma saan siin üsna kindlalt ja veendunult väita seda, et maakooli juht on tippjuht, kes peab tegelema väga laias spektris ja väga professionaalselt.
No nii, need olid need natuke provotseerivad mõtted, aga ma loodan, et need ei ärritanud teid, aga need natuke puudutasid selleks, et avada diskussiooni arutelu. Aitäh! Suur tänu, Urmo, soojenduse eest. No nii, küsimused koolijuhtidele saalist ja ka internetiavarustest. Ja, Jüri, ole hea. Okei, et siis küsimus oli selles, et on hea, et ei ole selline nii-öelda trikoovoor lihtsalt koolijuhtidele, vaid et on tegelikult ka olemas siis professionaalne institutsioon, kes aitab vahendada ja leida siis selle parima lahenduse koolijuhi valikus. Ja küsimuse siis selline sisuline pool oli see, et palju tegelikult siis ikkagi on neid koolijuhte, kas on olemas mingid registrid nendest koolijuhtidest, kes siis tegelikult positiivses mõttes ei sega või siis kes tegelikult on nagu segajad, mis tähendab seda, et segavad koolielu päriselt. See on jälle selline kuidagi filosoofiline ilmselt nagu see teema, et me saame nagu arutleda nagu sellel teemal, et mida see segamine nagu tähendab. Et olen nagu täheldanud ka nagu õpetaja rollis, et ega ju koolis näiteks ka lapsed tahaksid lihtsalt olla, ärge segage meid, meil on nagu niigi tore siin olla või meil on oma tegevused, et õpetaja nagu kipub segama meie siin olemist. Ja ma jälle natukene nüüd nagu utreerin, provotseerin kaasa. Võib juhtuda, et see segamise nagu termin või selline definitsioon tuleb just sisse sellest, et juht tahab ellu viia muutusi. Ja ootabki, et need muutused realiseeruksid. Aga vaat õpetajad tunnevad, see on nüüd see segamine ju. Me ju oleme harjunud ja nüüd keegi tuli siia segama. Ja vot see on nüüd see koht, kus jälle hakkab rolli mängima suhted ja koostöö. Aga vot sellist registrit ei ole. Registrit, palju on segajaid ja palju on olijaid ja palju on neid arenejaid, et seda me nagu kahjuks nagu päriselt kvantitatiivselt ei oska nagu öelda. On sellised uuringud, mis koolijuhi ametikohta on käinud, siis on see selline nagu must number on nagu 1/3 on neid, kes ei ole pildis. Aga kas see pildis olemine ka nagu alati on klassifitseeritav see hea või halb juht, et ka siin ei ole seda nagu kooskõla. No nii, internetis veel ei ole küsimusi. Kas saalis on? Ja, Tiiu, ole hea.
Küsimus oli siis, et kuidas tagada selline põhiseaduslik õigus saada haridust, kvaliteetset haridust ja seda olukorras, kus meie koole suletakse ja distantsid muutuvad väga pikaks ja bensiinihinnad kasvavad veel kiiremini. Nii et ole hea, Urmo. Jah, ega mul ei ole seda lahendust kohe nagu pakkuda, aga ma jälle avan sellise ühe oma nagu mõtte või jälle nagu selle probleemkoha, et kui Madis ütles, et rahastusmudeli peaks üle vaatama, siis mina olen resoluutsem, peab. See mudel täna ei meie koolivõrku ega koolijuhtimise kvaliteeti, õpetamise kvaliteeti paremaks viia ei suuda. See on fakt. Igal juhul see mudel tuleb üle vaadata. Ja murekoht on tegelikult ka see, et meie koolivõrk on täna väga selliselt eriline. Meil on ju piirkonnad, kus me nagu oleme tõsiselt ju hädas sellega, et lapsi liiga palju ei mahu ära, klassi suurused kasvavad, ma ei tea, kuidas neil on võimalik, et kuidas kogukond suudab seda nagu maha müüa, aga on klasse, kus põhikoolis õpib ju 32 õpilast ühes ruumis, ühes klassis. Ja siis on meil ju koolivõrgu osa, kus me peame pingutama nagu selle nimel, et nagu koolid oleksid nagu jätkusuutlikud ja oleks lapsi. Aga mis ma tahaks nagu siin võib-olla ühe sellise nagu mõttena tuua, et kuidagi on nagu see meie mõtlemine sihitud ja suunatud sellele, et vanemad ja lapsed nagu peaksid justkui nagu paremate võimaluste saamiseks liikuma linna suunas. Kogu see sama linna või see ka logistika ja transport on suunatud nagu ühesuunaliselt sinna poole. Ja me ei ole nagu tegelikult loonud neid võimalusi alternatiivseks suunamuutuseks. Seal, kus on tihe, liigutada lapsi ümber sinna, kus on natuke hõredam. Väiksemad koolid, individuaalse lähenemine. Võib-olla on ka see üks koht, kus me nagu täna oleme püstitanud nagu probleemi, et meil ei ole tugipersonali. Ei ole logopeed, ei ole sotsiaalpedagooge, ei ole psühholooge. Aga miks need probleemid tekkinud on? Mul ei ole küll uuringutega praegu selle väite tõestamiseks näiteid, aga ma olen nagu üsna veendunud, et suur keskkond, suur kollektiiv õppimise mõttes soodustab just nende probleemide tekkimist, avaldumist ja sellele ei ole ka võimalik sobival ajal või õigel ajal reageerida. Väiksemas kogukonnas, väiksemas koolikeskkonnas me juba selle sama keskkonnaga ennetame ja loome tingimused selleks, et me ei vajagi sotsiaalpedagoogi või psühholoogi. Lihtsalt võib-olla mõtlemiseks, kuidas me saaksime selle suuna muuta teistpidiseks. Põhiseaduslikust õigusest. Ja mina ei saa põhiseaduslikust õigusest ja ma ei saa ka koolijuhina öelda, et koolijuhid hoiavad uksed lahti. Et on väga vähe koole, kes tervikuna ju valivad oma lapsed. Aga need on need samad nagu riiklikud nagu regulatsioonid ja läbi vaidlemata need kitsaskohad. Ja see sama definitsioon on ju, et mida tähendab kodulähedus? Mida tähendab kodulähedane nagu põhikool? Võib-olla jah, meie nagu riigil ei ole see majanduslikult võimekas, aga mis siis on võimekas? Mis siis on võimekas sellena, et meie riik oleks jätkusuutlik, et meie lastele oleks tagatud see keskkond? Ja võib-olla me tõesti peame ka nagu muutma teatud nagu koolitüüpe ja mudeleid. Võib-olla keskendume siis sellele, et see kodulähedane on 1–6, aga pingutame sellesse ja toome sinna juurde tõesti ka selle, mis on täna tõsine kitsaskoht, millele osundas ka Madis, huviharidus, et lapsed oleksid hoitud kogu päeva vältel. Nende tegevused oleksid korraldatud pikemalt. Mitte ainult
õppekavalise sisuga, vaid ka huvi ja muude tugidega. Suur tänu. See tagurpidi pööramise värk muuseas ettevõtluses juba käib, et näiteks vanasti Lavka viis maarahvale süüa linnast, siis nüüd on tagurpidi Lavka ja see toob maalt siis linnarahvale süüa, päris süüa, mitte seda teist asja, toidusarnast toodet. Internetist tuleb nüüd küsimusi nagu Vändrast saelaudu, aga ma siit valin praegu nüüd kiirelt välja ühe sellise. Kas segamine võib tähendada ka seda, et juht lihtsalt on oma mugavustsoonis ja ei arenda kooli? Mida siis teha? Jah, nii see nagu olla võib, seesama nagu mugavustsoon. Et ega inimene ongi oma loomult ju nii mugav, kui tal lastakse, kui mugav olla. Ja mis on selle nagu lahend, ongi see, et toimub koolijuhtide regulaarne, süsteemne hindamine ja tagasisidestamine. No nii, ja siis nüüd lõpetuseks ma tahaksin öelda oma selle kvaliteedi küsimuse ära, et sul on lühike küsimus. Jah. Okei, see ausalt öeldes nii väga lühikene ei tundu see vastus olevat, aga küsimus oli selles, et mida hakata peale veerandkohaga ja poole kohaga kooli juhtimisega. Ja küsimus kvaliteedist, küsimus sellest, et et puudub teatud lähtetoetus selleks, et asuda koolijuhiks ja minnakse hoopis kooliõpetajaks. Ja siin ei ole sellistele nagu ühest vastust, siin on jälle nagu selline jokk nagu soovitus on ju, et minnegi õpetajaks, võtta see lähtetoetus ja kasvada juhiks. Ja nagu ma ütlesin, siis maakoolidest nagu täna tegelikult ongi need, see juht peab olema hunt kriimsilmalikult erinevates rollides, ametides ja üks on kindlasti nagu õpetaja roll ja õpetaja ameti edendamine ka. Aga juhtimise poole pealt veel võib-olla on nagu siin mõistlik ka vaadata nagu natukene võib-olla sellisest teisest vaatenurgast, et võib-olla on nagu mõistlik luuagi maakoolide juhtimiskonsortsium või see, et on need, kes on sellised liidrid ja on võib-olla üks maakoolide juht, aga kohapealsed siis inimesed on need, kes siis koostöös selle liidriga suudavad seda kohapealset kooli toimivana hoida. Võib-olla on kastist välja lahendusi veel siin, et me ei pea nagu mõtlema ainult sellele, et on direktor ja direktor koha peal kogu aeg. No nii, siit tuli juba haridusinnovatsioon, maakoolide juhtimiskonsortsium. Ja lõpetuseks, ennem kui me siis nüüd läheme siin sellisele pooletunnisele pausile või natukene lühemale nüüd juba, on siis minu küsimus sulle, Urmo, veel, et kuidas sina näed seda hariduse kvaliteeti, mida sinu jaoks tähendab mõiste hariduse kvaliteet? Mina seostan seda kvaliteeti ikka selle heaolu tundega. See, kui laps tunneb ennast hästi, kui õpetaja tunneb ennast hästi
ja juht tunneb ennast hästi, siis need eeldused on loodud selleks, et sealt tuleb midagi head. Aga ma arvan, et sellest heaolust konkreetsemalt, täpsemalt ja sisukamalt räägibki meie järgmine ettekandja Tiiu Kuurme. Ja tõenäoliselt nii saabki olema. Täname Urmat ja läheme teeme siis kuni 12:30 ühe sellise kohvipausi, teepausi ja need, kes siis kööki ruttavad, ärge siis palun ennast välja lülitage, et jätke ekraan vähe lihtsalt siis ootele. No nii, uksest väljudes kohvik jääb paremat kätt. Ja ärge unustage suhtlemist. Tere. Ja, tere Taimi. No ikka. Aga üks moment, ma teen ühe...